Tere, mina olen Peeter. Orienteerumise 3. videos vaatame, kuidas kompassiga orienteeruda ning lisaks vaatame ka varustust, mida võiks vaja minna orienteerumist harrastades. Kuidas kompassiga orienteeruda? Kompassil on siis nõel, siin mul on N-täht peal, mis näitab siis põhja suunda ja punased taustajooned. Ma ise olen punktis 31, selja taha jääb siis see suur kraav ja punkt ette ja siit punktis 31 soovin minna 41. Mis ma teen? Ma asetan selle punase noole või joone siia teekonnaks ja keeran kompassi nii kaua, et punased jooned oleksid paralleelsed nende siniste lõuna-põhja suunajoontega. Nii, ja mis mul siis edasi teha on see, et enam teatud mõttes kaardi pole vaja, suund on mul olemas, kui ma keeran siis selle noole joonte vahele ja siis sinna suunas pean hakkama minema. Nii, nool on nüüd joonte vahel ja pean minema siis selle punasega sinna suunas. Siin on nüüd näha üks eriobjekt, onn, mis siis ongi see sama onn siin. Nii et maastikku tasub alati kindlasti jälgida, et lähed õiges suunas. Järgmine selline selgesti eristuv objekt peaks olema see tee. Nii et vaatame, kui lähme, kas jõuame teeni. Noolt hoiame ikka siin joonte vahel ja suund on sinnapoole. Nii, jõudsimegi teeni ja arvatavasti siis selle koha peal, kuna siin samas kohe läheb ka nii-öelda see kurv sinna. Me võime väikse otsa siit kurvi võtta ja siis paneme edasi. Ees paistab ka nüüd see punkt. Kontrollime üle, oli 41. Vaatame, kas see on ka 41. Ja nii see ongi. No nii, ega oma olemuselt see kompassi kasutamine ei ole üldse keeruline, kui see kord juba käppa on saanud. Orienteerumisvarustuse muretsemisel kõige kindlam variant on tulla Tallinna orienteerumisneljapäevakutele. Siin on müügipunktide väljas, kompassid, erinevaid sorte. Siin on ka SI pulkasid ja ka erinevad marke jalanõusid. Ütleski, et kompass, jalanõud ja SI pulgad olekski esialgu need kõige hädavajalikumad asjad, kui tahta omale muretseda. Teine müügipunkt siin samas tonnil on D-Style, kes siis ise on siin Eestis tootnud neid orienteerumisriideid, püksid ja pluusid ja nii et siin täitsa valikut on. SI pulgad. Varasemalt on olnud ka neid erinevad seereid, aga praegu on siis kasutusele 4 tüüpilist seeriat. 8. seeria, 9. seeria, 10. seeria ja ER. Mis neil siis vahet on? Loomulikult siis siitpoolt siiapoole minnes on siin kõige odavamad. Rohkem informatsiooni nende pulkade enda kohta leiab Taksofti kodulehelt. Panen selle lingiga otse video kirjeldusse. Aga nii-öelda, mis siis tüüpiline erinevus orienteerumise mõttes on see, et 8. pulk, semale saab salvestada maksimaalselt 30 kontrollpunkti. Et siis, kui käite orienteerumas, võtate punkti, siis siia mahub maksimaalselt 30. Siia hulka ei kuulu start ja finiš, mis on siis eraldi. 9. seerial saab maksimaalselt 50 punkti
10. seeria 128 ja Airil ka 128. Kui 3 esimest, 8, 9, 10 on passiivsed pulgad, mis tähendab seda, et siin ei ole patareid sees ja salvestub kontrollpunkt mällu alles siis, kui pistad sellesse kontrolljaama avasse, siis Air-pulgal on oma patarei sees ja see aktiivosa aktiveerub, kui kontrolljaamas check teha. Kaua siis patarei kestab? Noh, orienteeruvalt 160 tundi, et kui teha aastas 40 starti, siis 4 aastat. Sportident lehelt on võimalik ka kontrollida, sisestades sinna seerial number või see S-pulga number, et millal patarei sellel vahetati viimati ja siis saab orienteeruvalt hinnata, et kas on vaja patareid vahetada või mitte. Kuidas siis patareid vahetada? See siis pöörduda müüja poole, tema siis oskab juba juhendada, et mida teha. Ise seda patareid vahetada kahjuks ei saa. Tüüpiliselt on 2 eri tüüpi kompassi, plaadi omad ja pöidla kompass. Pöidla kompassil on võimalik ka siin see käelisus, ehk siin on siis vasakule käele, mul kahjuks teist näidet ei ole, aga sarnane siis võimalik paremale käele, aga siis see on siis teisel pool. Mis siis on erinevus orienteerumine pöidla kompassi ja plaadi kompassi vahel? Kui pöidla kompassi puhul sul sama vasakus käes on siis nii kompass kui ka kaart, paned sihi paika, keerad ja lähed, siis plaadi kompassi puhul sul on kaart enamasti siis näiteks vasakus käes ja kompass paremas käes. Et siin samamoodi siis paned sihi paika, keerad ja lähed. Plaadi kompassi puhul on siis see hea omadus, et kui on vaja pikemat lõiku, no ma ei tea, kas või kilomeetrist lõiku ja hoida sihti paremini, siis sellega on looduses objekti peale paremini sihtida kui selle lühema pöidla kompassiga. Vaatame nüüd väikest erinevust ka nende 2 pöidla kompassi vahel. Kui siin puhul keerasid seda etast, et taustajooned ühtiksid põhja-lõunajoontega kaardi peal, siis siin kompassi puhul on oluline hoida kompass alati kaardi peal. Et kui ma panin siit punktist 51, 52 selle sihi paika, siis siin mul ei ole midagi keerata, vaid ma pean ise selle ennast keerama nii palju, et nüüd põhja-lõuna nool oleks siis ühtiks paralleeljoontega või selle põhja-lõuna suuna joontega. Nii, ja ma pean seda siis kogu aeg enda kompassi kaardi peal hoidma ja siis liikuma selle musta sihi suunas. Et kui on sellised lühikesed etapid, siis oluliselt kiirendab, et sa ei pea siin kompassi kogu aeg keerama, aga selles mõttes võib ka natuke tülikas olla, et sa kindlasti hoiaksid alati kompassi kaardi peal. Kompassi üks tüüpilisemaid vigu või defekte hakkab olema mull. See siis tekib külmaga ja loomulikult see siis mull hakkab segama seda suunda või seda nõela, et nõel võib hakata näitama valesse kohta. Nii et põhimõtteliselt, kui on mull sisse tekkinud, siis on vaja uus kompass muretseda. Jalanõude valiku puhul määrab ära loomulikult see, kus jooksma hakatakse. Kui tegu on linnamaastikuga, kus on põhiliselt pinnastee, siis tavaline toss on täiesti adekvaatne valik. Kui aga juba liigutakse maastikule, kus on muru ja mets, ehk siis võib olla täiesti
märg muda, märg muru, siis toss võib jääda libedaks. Kui aga tegu on talviste oludega, siis sellised naelikud on siinkohal asendamatu, kuna tavatoss loomulikult ja siis punsa jalanuu võib libedaks jääda. Lisaks on naeliku eelis ka märjas metsas, kui on vaja üle märja langenud puu minna, siis ka see jalanuu võib libedaks jääda. Nii et ideaalis võiks orienteerumise jaoks olla vähemalt 3 paari jalanõusid. Loodetavasti suutsin selle videoga anda nüüd ülevaate, kust on võimalik varustust osta ning ei kardaks ka nüüd kompassi kätte võtta ja orienteeruma minna. Minu poolt hetkeks kõik ja nägemist!